Tere! Minu nimi on Indrek Kohv ja täna ma tutvustan teile kõige värskema nobelisti Olga Tokarczuk'i raamatut Aja oma atra läbi koolnute kontide, mis on eestikeelsel kujul ilmunud Hendrik Lindepuu kirjastuses ja sellesama Hendrik Lindepuu tõlkes. Ma ei ütle selle raamatu kohta mitte midagi. Ma loen teile lihtsalt ette selle raamatu päris alguse. Esimene peatükk. Pange nüüd tähele. Mees tasane ja õiglane käis kindlana teel ohtlikul kord läbi surmauru. Ma olen juba sellises eas ja lisaks ka sellises seisukorras, et enne magama minekut pean alati korralikult jalgu pesema, juhuks kui kiirabi peaks mulle öösel järele tulema. Kui ma oleksin õhtul efemeriididest järele kontrollinud, mis taevas toimub, ei oleks ma üldse magama heitnudki. Ent ma jäin erakordselt sügavalt magama. Eks ma aitasin sellele kaasa humalateega. Võtsin veel 2 Balderjani tabletti ka. Kui keset ööd äratas mind uksele kolkimine, vali, talitsematu ja seetõttu pahahendeline, siis ei suutnudki ma aru saada, mis toimub. Ma kargasin püsti ja jäin voodi kõrvalt aarudes seisma, sest mu unesegane võdisev keha ei suutnud kuidagi unede süütusest ärkvele karata. Ma tundsin nõrkust ja olin kaotamas tasakaalu, just kui oleksin hakanud minestama. Seda on minuga viimasel ajal kahjuks aeg-ajalt juhtunud ja selle põhjuseks on minu vaevused. Ma pidin istuma ja aina kordama. Ma olen kodus, on öö, keegi kolgib uksele ja alles siis sain närvid kontrolli alla. Pimeduses susse otsides kuulsin, et see, kes kolkis uksele, käib nüüd ümber maja ja pomiseb midagi endamisi. Allkorruse elektrikapis on mul pipragaas, mille ma sain Dioniisilt salaküttide pärast. Ja just selle peale läks nüüd mu mõte. Mul õnnestus pimedas välja otsida tuttav külma aerosoolpudel ja seda viisi relvastatult panin õuetule põnema. Ma heitsin esiku küljeaknast pilgu välja. Lumi krudises ja minu vaatevälja ilmus naaber, keda ma kutsun isevärgiks. Ta hoidis kätega kinni vana kasuka hõlmu, mida ta vahel kodu juures toimetades kandis. Kasuka alt paistsid triibulistes pidžaamapükstes ja rasketes matkasaabastes jalad. Tee lahti, ütles ta. Varjamatugi imestusega heitis ta pilgu minu suvisele linasele ülikonnale. Ma magan sellega. Suvel tahtis professori paar selle ära visata, aga see meenutab mulle ammust moodi ja minu noorusaastaid. Sel kumbel ühendan kasuliku sentimentaalsega. Ja astus tseremoonitsemata sisse. Ole hea, pane riidesse. Suur jalg on surnud.